Taluliit alustab podcasti seeriatega Moodne talu. Nendes podcastides ehk eestikeelse nimetustega taskuhäälingutes toome teieni Eesti moodsaid talulugusid, eesmärgiga tutvustada neid lugusid laiemalt toidutootjatele ja tarbijatele, põllumajandustootjatele, hobitalunikele, profikokkadele, aga ka kirglikele kodukokkadele ja kõigile Eesti toidu nautlejatele, kes mõjutavad seda, kuidas me praegu toitu toodame ja sööme. Moodsad talu podcastidest toome teieni inspireerivad lood Eesti taludest. Podcastis räägime, et piim ei ole vaid piim ja õun vaid õun, vaid et puhta toidu tootmine on ka poliitiline ja sügavalt isiklik avaldus selle kohta, kes me tahame olla ja millises maailmas loodame elada. Moodsad talulood toob teieni Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Maaeluministeeriumiga. Oleme alustanud oma juba 3. episoodi salvestust seriaalist, podcasti seriaalist Moodne talu ja me oleme siia jõudnud täna siis Pärnumaale Mahlametsa, mis on vaieldamatult üks moodne talu. Minuga koos täna aitab seda podcasti läbi viia Kerli. Tere Kerli! Tere! Minu nimi on Kerli Nõges ja mina olen Maaeluministeeriumis toidu müügiedendamise valdkonna juht. Ma väga tänan selle võimaluse eest sellises podcastis kaasa lüüa ja kaasaatejuhina, et nagu minu ametinimetus juba vihjas, siis tegelen eelkõige selle osaga siis toidu tootmise juures, kus ettevõtja on juba jõudnud toote valmis teha ja pakume siis tuge just nimelt sellises toidu turundamises ja turustamises, et mille osas on meil ministeeriumi poolt pakkuda mõned toetusmeetmed, aga teiselt poolt on ka Maaeluministeeriumil endal tegevused, millega me siis aitame kohalikku toidu kuvandit kujundada ja ühtlasi siis ka pakume ettevõtjatele võimalust oma tegemistest rääkida. Nii et suur tänu kutsumast. Ja me oleme siin külas siis nii nagu ma ütlesin Mahlametsa perenaisel Terjel. Tere Terje! Tere kõigile, mina olen Terje. Ja nii nagu Kerli tegelikult ütles, oled sina juba jõudnud oma toote valmis teha. Et räägi meile natukene oma tegemistest, et me oleme siin Pärnumaal. Siin oli Mesiniku tee kuskil lähedal. See on selline suhteliselt siuke koht, kus möödasõitjaid ikka on. Ja sul on siin väga uhke tootmishoone, et räägi natukene sellest oma tegemistest siin. Nii, et me alustasime tegelikult juba jupp aega tagasi, et meie lugu saab alguse 2016. aastast, kus meie hobist teha siis kodus õunamahla suuremas koguses kasvas välja siuke tore töö, mis tõi meid maale ja andis nagu siukese kerge lootuse, et me saame siin oma selle mahla tootmise tööga endale ise leiva lauale teenitud ja saamegi tulla maale elama koos perega. Et see siis oli nagu algtükkeks, miks siia maale üldse tulla. Et maal on tore elada, töökohti väga vähe ja ainuke viis teha siis seda, mis sulle tegelikult meeldib, ongi siis luua ise endale töökoht. Et me alustasime sellega, tegime endale väikse tootmisruumikese, siukse 25 ruutu. Alustasime väga käepäraste masinatega, vaatasime ringi, kui need olid juba ennast ammendanud oma mahtudelt ja ka siis võimalustelt. Ja leidsime võimaluse paar projekti kirjutada ja saime suured masinad. Ja kui algselt tundus meile, et meie 25 ruut on ikka väga suur ruum, et oli palju ruumi ja 2 väikest masinat, siis nüüd oli vastupidi, et ruum oli masinaid täis ja me ise käisime külgepidi seal masinate vahel, et ära mahtuda. Ja kohe väga kiiresti oli selge, et nende masinatega siin ruumis ei saa kogu potentsiaali ära kasutada ja et vaja midagi muud. Ja hakkasimegi vaikselt vaatama, et millised oleksid võimalused leida rahastust siukse suurema hoone ehitamiseks. Kindlasti me tahtsime, et oleks siuke keskkonnasõbralik ja siuke lihtne haldada ja et tegelikult oleks kõik see, mis meil järgi jääb, oleks nullilähedane ja pannes ise kokku nagu oma ideed ja kaasates siis projekti oma sõbrannast arhitekti, saimegi tegelikult siukse hästi moodsa ja kaasaegse maja joonised. Saime korda kogu dokumentatsiooni, mis samuti on tegelikult väga lihtne ja kuidagi siukse ahel õnnestunud kordaminekuid viis meid siis selleni, et leidsime rahastuse, leidsime ehitaja ja maja sai tegelikult hästi kiiresti valmis.
ja nüüd me siis toimetamegi oma 300 ruuduses tootmishoones, mis kasutab päikeseenergiat ja maasoojust. Ja nüüd on muidugi, ei ole veel jõudnud oma potentsiaali tipphetkeni, et me oleme sinnapoole alles teel, aga eesmärgid on olemas ja võimalused on olemas, mis on nagu kõige olulisem hetkel. Kas, mis sind selle kohaga üldse seob siin? Kas sa oled pärit siit või sa oled sattunud siia, sest ma tean, et tegelikult sinul on olnud ka elus perioode, kus sa oled olnud Eestist eemal ja tegelenud hoopis teiste valdkondadega, et kas see on ka nagu mingi põhjus selle pärast või tähendab, ütleme, kas siin on nagu mingisugune seos selleks, miks sa oled üldse maale tagasi tulnud, või räägi sellest natuke. Jah, et tegelikult ma olengi pärit siit piirkonnast, et ma olen kasvanud üles siin kohalikus väikses külas Kaismaal ja siis mingil hetkel läinud Tallinnasse ülikooli ja sinna jäänudki. Ja siis see elu on kuidagi viinud mind mööda maailma, töötasin suurtel kruiisilaevadel ja tegelikult vist on maailmale täitsa mitu tiiru peale tehtud. Nähtud on hästi palju põnevaid asju, kogetud hästi palju erinevaid kogemusi, oldud erinevates kliimades, nähtud, kuidas seal asju tehakse, väga paljudes istandustes käidud vaatamas, kuidas mis kasvab. Et tead täpselt, et ananass ei ole juurvili, vaid on puuvili ja muud siuksed asjad. Ja mingil hetkel tõi elu tagasi Tallinnasse ja tekkis perekond ja mingil hetkel tunned jälle, et nüüd on tegelikult ka Tallinn ammendanud, et oled käinud suure ilma peal ära, näinud, kui suur on tegelikult maakera ja mingid juured, nähtamatud juured, mis on tegelikult su sünnikohaga seotud, need ikka vägisi veavad sind tagasi siia ja jõudsimegi natukese aja pärast pikema, ei tegelikult see ikka nii natukene olnud, see võttis ikka päris palju julgust kokku, et lõpuks need linnatolm kingadelt pühkida, oli ka vaja, et tekiksid mingid võimalused selleks, et saaks nagu selle elu sättida nii, et kolid kogu oma 4 lapsega maale. Leiad neile koolid, huviringid, perearstid, kõik mis vaja, et ka see pool oleks turvaline ja mugav. Ja tegelikult jõudsime tagasi siia, kus on siis meie vanavanemate koht ja mis on minu lapsepõlvemaa olnud, et kõik need metsad ja künkad ja aasad siin ümberringi, et need on siis need, kus lapsena on kõik saanud läbi joosta ja selgeks õpitud. Ja avanes ka meeldiv võimalus siin kõrval siis soetada see metsniku krunt, kus siis on tegelikult kiviviske kaugusel minu praegusest kodust, kus ma elan. Et samas on ta silma all, aga samas on ikkagi võimalus panna õhtul uks kinni ja minna koju, et ka see on oluline. Jah, et käi kaugel ära, et vahest ongi nii, et sa pead tegema ikkagi suure tiiru ära, et leida, et see, mida sa tegelikult otsisid, on seal, kus sa oma teekond alustasid. Ja, et väga selles mõttes huvitav ja inspireeriv lugu, et saangi aru, et tegelikult vaadates seda, kuidas ka nagu mujal maailmas asju tehakse, et siis sünnibki võib-olla see õige äratundmine, et mis on just see nii-öelda sinu enda õige oma asi. Ja siis ma tahtsingi küsida võib-olla seda, et aga kuidas just jõudsite selle õunamahla tegemise juurde, et kas see on ka midagi, mis on tegelikult nii omane olnud nagu ka varasemas lapsepõlves, et just see on see asi, millega siis, mille peale siis oma ettevõtlus üles ehitada? No maal teevad kõik õunamahla ise, et see on ikkagi siuke raudnael, et igal sügisel iga pere teeb ise oma õuntest endale mahla. Et küla vahel käis ringi üks komplekt siis purustajat ja pressi ja see käis siis perest peresse ja kõik pered tegid endale ise mahlad ära. Kuni siis mingil hetkel tekib sulle endale see press ja purustaja ja siis muudkui teed ja siis teed rohkem, et sugulased saaksid ja et sõbrad saaksid. Ja see oli lihtsalt, tegelikult sellest kasvaski välja, et oma perele mahla tegemisest ja sellest, et ühel hetkel, kuna see õunamahla tegemine sattus samasse perioodi ka põdrajahiga ja siin nii mõnegi pereliikmed, kes olid nagu oodatud abiks, et seda suurt tööd, käsitööd siis teha nende 2 väga siukse algelise töövahendiga, sai ühel hetkel kõrini ja öeldi, et tead, ostame vähe paremad masinad ja siis saame meie jahil käia ja sina saad oma mahla teha. Ja tegelikult sai sellest hetkest see alguse, et tekkis võimekus teha ise
ise otsustada, mida sa teed, kui palju teed ja seda siukeste lihtsate ja kvaliteetsete masinatega ja tulemus oli tunduvalt parem. Sai hakata inspiratsiooniks teisi mahlasid juurde segama, et esimene oligi siis nagu rabarberimahl, mis oli nagu kodus olemas, et proovida, kuidas õun ja rabarber koos omavahel sobivad ja kas inimestele meeldiks siukse hapumaitseline mahl. Ja sealt tegelikult saigi edasi see, et mulle endal jäid nagu vabad käed, ise teha, ise otsustada ja sealt hakkasid sündima siis erinevad ideed, mida veel kokku segada, mis meil veel siin Eestimaal kasvab. Ja niimoodi need järgmised segumahlad kõik tulema hakkasidki. Kuni ühel hetkel oli asi selge, et nii suures koguses tootes ja seda siis sõpradele laiali jagades lihtsalt siis koti hinna eest, et väga ei ole mõtet, et tundub, et siin on mingi asi, mis võiks ettevõtluse all nagu toimima panna ja nii saigi. Lõime oma ettevõtte ja esimesed aastad siis hakkasime tagasihoidlikult pihta, siuksed paaritunnised kogused, et täpselt ei tea ju ka, et kas sul õnnestub see ära müüa või mitte. Aga ütleme nii, et esimene partii või siis esimene tootmine oli meil tegelikult jõuludeks juba kõik müüdud. Ja siis vaatasime, et järgmine aasta tuleb rohkem pingutada. Ja nüüd on sellest esimesest 1,5 tonnist või siis 2 tonnist, mis me seal esimesel aastal tegime, on nüüd siin aastate jooksul kasvanud välja siuke 35 tonni aastas. Ja ka selle koguse äramüümisega ei ole tegelikult probleeme. Mis selle tootmisvõimekus tegelikult on sul siin? No tootmisvõimekus arvatavasti tal ei olekski piire ees. Ei oleks piire. Et see meie seadmed oleksid võimelised tegema 500 liitrit mahla tunnis. Aga me peame arvestama ka sellega, et see sama mahl on vaja 500 liitrit tunnis ka ära pastoriseerida. Nii et sa ikkagi tahaksid normaalsel ajal koju jõuda, siis see päevane tootmispiir võikski jääda sinna 2 tonni juurde. Et kui on õunu hunniku sees, et siis võiks vabalt ikkagi seal 2,5 tonni, 3 tonni niimoodi päevas läbi lasta, et teha vähe pikemad päevad, siis öövahetused. Ja siis tegelikult piire ees ei ole. Meil on siin selja taga suur tegelikult lai valik erinevaid mahlasid, et siin saan aru, et tegelikult täna ei ole enam õunamahl selline põhimahl, et ta küll on põhikomponent koos teiste siis toorainetega, et kas sina ise teed seda tootearendust selles mõttes, et mõtteid, et milliseid mahlasid siis veel teha või on need tarbijad, kes ütlevad, et kas te teete äkki veel, ma ei tea, kas te olete kunagi teinud mingit mahla, et näiteks minu vanaema tegi mustsõstra ja õunamahla, tegelikult mis siin jõime, et kas te äkki saaksite ka seda mahla teha või kus need ideed tulevad, need erinevad mahlad sinna pakki panna? Tegelikult tulevad ideed tegelikult sellest, et mul on mingi teatud tooraine kätte sattunud ja siis ma olen mõelnud, et Eestimaal kasvab siuke asi ka, ma proovin ära, et kuidagi see pea töötab praegusel hetkel täitsa nii, et ükskõik mis asja sa näed, sa mõtled, kuidas ma saaksin selle mahlaks teha. Et erinevaid vahendeid kasutades ja nii ongi, et nüüd on veel päris vähe asju järgi jäänud, millest ei ole katsetatud mahla teha. Mis see kõige eksklusiivsem on võib-olla, mis sa oled kokku pannud? Mis võib-olla on nagu nii üllatuslik, et inimesed mõtlevad, et ma ei tea, kas ma üldse tahaks proovida seda, et see kõlab kahtlaselt, et võib-olla see, ma ei tea, äkki nurmenukuga mahl, kuigi see kõlab pigem, nad kõlavad kõik nagu huvitavalt, et ma just tahaksin proovida. Et siuke asi, mis nagu võiks kõlada, et see vist küll juua ei sünni, et ega tegelikult sellist ei olegi. Et kõrvits. Kõrvits, tegelikult eestlased küll natukene kardavad kõrvitsat, just. Aga pigem magus, eks ole. Ei, ta teeb siukseks kummaliseks, et puhas kõrvitsamahl, et nagu mu abikaasa ütleb, et sa pead ikka väga haige olema, et sa seda tahaksid vabatahtlikult juua. Aga kas sa oled kõrvitsamahla teinud? Ja, me ise teemegi, kõik meie mahlad tulevad päris viljadest. Sügisel tavaliselt korjamegi kokku treileri-täie kõrvitsaid, kutsume siia mõne seltskonna appi neid koorima ja terve päev kulub tegelikult kõrvitsa koorimisele, seemnete eraldamisele ja tükeldamisele. Ja siis me teeme ikka väga suures koguses kõrvitsamahla. Aga kui abikaasa nagu ütleb, et sa pead ikka väga haige olema, et seda mahla juua, et kes see tarbib seda mahla siis? Tegelikult see nüüd käib puhta kõrvitsamahla kohta, aga kui ta õunamahlaga ära segada, siis on ta minu mõistes on ta imehea. Ja ma näen ka inimesi, et kui see õuna kõrvitsamahl seisab neil seal riiuli peal poes, ega nad ei julge osta. Aga kui ma olen ise olnud nendel välimüükidel ja annan neile seda enne proovida,
siis nende valik kindlasti on õunakõrvitsamahl. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen isegi natukene veel Eesti inimesele seda võib-olla siis meeltmööda olevamaks ja lisasin õunakõrvitsamahlale veel ka mett. Et võib-olla mõned arvavad, et see on imal või hapu või ma ei tea mida veel, et mesi peaks ikka meelitama. Ja tegelikult nüüd ongi see õun, kõrvits ja mesi, et see on tegelikult, ütleks ausalt, inimeste nagu esimene valik, sest see on siukse üllatusliku maitsega nende jaoks, üllatusliku meeldiva maitsega. Ja tihtipeale ongi ikkagi, et valides, proovides ära 10-15 mahla, ütlevad nad lõpuks hea küll, anna see õun, kõrvits ja mesi siia. Praegust vist kohe peaks see kõrvitsa, ütleme see kõrvitsa aeg tulema, et meie kultuuris seda ei ole, aga see Halloween on ka tegelikult jõudnud siia Eesti maa peale, lapsed kõik graveerivad kõrvitsaid, et siis see praegu on vägagi hea teema nagu kõrvitsamahla juua. Jah, kõrvits ongi meil siin järgmise nädala teema, et tuleb kõrvitsamahl ja peidimahl, et köögiviljad ja porgandid ka. Et ma tahangi, et nad jõuavad otse põllult minu juurde, et nii kui nad maa seest välja tulevad hästi värsketena, siis on neil hästi palju mahla sees ja see mahl on siukse hästi värske ja puhta maitsega. Et kui ta on juba keldrist tiiru ära käinud, siis eriti peedile tuleb siuke kerge kotimaitse juurde, et ei ole väga mõnus enam. Et omad trikid on juures, et tuleb teada üht koma teist. Ma saan aru, et kõrvits on selline väga huvitav maitse ja juba on tekkinud väga suur huvi, tahaks kindlasti proovida. Aga et kas on mingisugune selline, mis kindla peale on nagu ütleme laste lemmik või siis üleüldiselt nagu eestlaste lemmik, et mille kohta saaks öelda, et jah, võt see on nüüd tõsiselt nagu rahva lemmik? Ega päris sellist ei olegi, aga laste puhul kindlasti see sõna maasikas on võlusõna, et selles ei ole kahtlust, sõna maasikas ja noorte puhul pigem rabarber, et õun rabarber, siuke hapukas, sest rabarber on jälle siukseks moeköögiviljaks hetkel muutunud, et ta on limpsides, ta on igasugu muudes põnevates jookides ja õunamahla juures samamoodi, aga siukest üldist, mis ikka nagu iga ilmaga müüks. Ma ei tea, nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid maitset tegelikult ja oleme ausad, järgmiseks sügiseks ei ole mul mitte midagi kätte jäänud, et need kõik on endale soovija leidnud, jooja leidnud. Et ei ole midagi, mis mulle, võib-olla see õuna punase sõstra mahl, sest kuskil ajusopis on see veidus, et tegemist on väga hapu asjaga ja ma ei oskagi öelda, see on nagu alati, mis jääb viimaseks mulle siia riiuli peale seisma. Aga ma ise katsun nagu teha kõik, et just teda populariseerida, sest punase sõstra mahl on ikkagi ju see, mis varem oli igal sünnipäevalaual morsina, ei läinud ühtegi juubelit mööda, ühtegi pulma, ühtegi matust, et see oli nagu põhijook. Et tahaks ta tagasi uuesti popiks teha. Räägi see lugu oma pakikujundustest, et nad on alati nagu väga silmapaistvad, kaunid pakikujundused, mis sul on, et sul kindlasti on mingi oma lugu sellega rääkida, et isegi see sein siin nende pakkidega on nagu nii hästi silmapaistev, et me teame, et tegelikult üldse nagu tootearenduses väike tootja peab nagu panustama veel rohkem, et silma paistma, et me oleme näinud ka kõikide Ehtsa Talutoidu liikmetel, kui palju nad tegelikult selle brändingu ja ütleme siis oma toodete visualiseerimisega vaeva näevad just selleks, et paista silma, et sina kindlasti oma toodetega paistad silma, et mis see lugu selle kujunduse taga on? Et kohe esimene asi, mille, kui meil olid oma tooted paika saanud, oligi ikkagi see, et on vaja pakendit, mis eristuks. Et meil olid oma pakendi mõõtmed olemas, me teadsime suuruseid ja me tegelikult väga mõtlesime, et mis me tahaksime, et seal paki peal oleks ja kes me tahaksime, et selle meile kujundaks või keda me sooviksime, et see meile kujundaks. Ja siis arvasimegi, et kuna me oleme Metsniku talus, asuv mahlamets, et isegi meie ettevõtte sõna tuleb tegelikult sellest, et mahlamets, kuna vana Metsniku talu kuulus alati metsnikutele, et see oli siis nagu töötalu siin, et mõisnik ehitas selle 1875. aastal oma metsnikule ja kui mõisade aeg sai läbi ja tuli Eesti aeg, elas siin Eesti metsnik, siis elas Nõuka metsnik ja siis oli RMK metsnik, kes siis lõpuks erastati see ja siis see jõudis
mingeid teid pidi minu juurde ja Metsniku talus meil on oma õunamets ja meie oleme siis selle metsa metsnikud. Ehk siis meil on siin maja kõrval 1,2 hektarit noort õunaaeda ja meie siis hoiame ja hoolitseme selle eest, et sealt tuleb siis mahlametsa. Ja mõtlesimegi, et siis võiksid siuksed metsaloomad marjadega meil siin pakkide peal olla. Ja arvata, kuna meie sihtgrupiks olid ikkagi otseselt lastega pered, siis me leidsime, et see pakk peaks meeldima eelkõige lastele. Olema ilus, meeldima lastele. Et kui meeldib ka täiskasvanutele, see on ainult boonuseks. Ja siis oli selge see, et keegi lasteraamatute illustraator võiks selle meile joonistada. Ja tiirraamatu kokku, võtsime hunniku lasteraamatuid. Kõik siis erinevate Eesti illustraatorite poolt kaunistatud. Ja vaatasime siis abikaasaga koos läbi ja panime edetabelisse. Ja võib-olla siis ütleks nii, et esimesed 3 tükki olid meil suht sarnane valik. Aga esimese koha peal olid kõik Katrin Erlichi joonistatud raamatud. Ja siis ei olnudki rohkem küsimust, et tema värvide valik, tema joonistamine, tema siuksed natukene nagu saladuslikud teated seal kuskil pildi peal peidus. Et need kõnetasid meid väga. Ja siis ühe väga toreda juhuse läbi me sattusime temaga kokku. Ma kohe kiirelt küsisin, et kas ta oleks nõus tegema. Talle tundus see põneva väljakutsena. Ja siis nüüdseks on meie koostöö sealmaal, et mis iganes mul on vaja siin teha või kujundada, ma pöördun tema poole, et tema siis on loonud meie ettevõtte näo, imidži ja kogu kujunduse. Ja me oleme talle selle eest meeletult tänulikud. Väga tore. Väga suurepärane hea näide siis koostööst. Et ja see lugu, mis teil seal selle pakendi taga on, et see on tõesti väga kõnekas ja võib-olla siit ma jõuangi selle aspektile, mis puudutab minu enda tööd Maaeluministeeriumis. Et ühe siis sellise formaadina, mis me oleme ministeeriumi poolt loonud ettevõtjatele just nimelt selleks, et nad saaksidki selliseid suurepäraseid lugusid rääkida, on näiteks avatud talude päev. Et tahtsingi küsida, et kas te sellistes formaatides osalete, et lisaks avatud talude päevadele on meil siis ka septembris Eesti toidukuu, valime toidupiirkonda, et need on kõik sellised formaadid, mida me siis riigi poolt pakume ettevõtjatele just nimelt selle oma loo rääkimiseks, et kuidas te tunnete, et kas selliseid projekte on vaja, et just nimelt ettevõtjatele pakkuda seda võimalust oma loo rääkimiseks? Ma arvan, et need on lausa hädavajalikud, sest tegelikult on ikkagi see, et kui sinu tarbija tuleb sulle koha peale ja ta näeb, et sa reaalselt teed seda asja ja kuidas sa teed ja mis inimene sa ise oled ja kui palju entusiasmi ja kui palju armastust sa paned sinna oma toote sisse, siis see on raudnael, et järgmine kord, kui ta näeb seda toodet poeriiulilt, ta julgeb selle sealt kohe kaasa haarata, et selles ei ole küsimustki. Ja inimeste huvi tegelikult kogu selle toimetamise vastu maal, kuna see lõhe maa ja linna vahel on läinud väga suureks. Me enam ei tea tegelikult, lapsed ei tea, kuidapidi purgand maa, sest kasvab, kust see piim siis tuleb sinna poeriiulile. Et selleks on need talude päevad tegelikult väga tänuväärne sündmus. Ja inimesi on alati väga-väga palju, et me oleme nüüd 2 aastal osalenud avatud talude päevadel ja muidugi ilm siin võib-olla võib natukene segada, aga üldiselt on inimesi on ikka väga palju käib läbi, väga paljudel on suured plaanid, mida kõike nad tahaksid ja sooviksid haarata nende 2 päevaga ja miks nad seda teevad. Et see ei ole lihtsalt siuke, et huvi, tulen vaatan, et mul ei ole mitte midagi teha, vaid see on siiralt huvi, kuidas asju tehakse, kes on need inimesed nende toodete taga, miks nad seda teevad üldse ja kuidas need asjad maitsevad, sest kui see asi on poeriiuli peal, siis sa saad maitsest aimu alles siis, kui ta on sul kodus juba ja lahti tehtud. Aga kui sa ette tead, et see on nii hea, et ma selle kindlasti võtan või mulle see maitseb, aga see võib-olla ei ole päris minu maitse, et sul on nagu lihtsam siis seda valikut teha.
aga ma saan aru, et tegelikult Mahlametsa siis siia tootmishoonesse või siia tallu on võimalik ju tulla ka muul ajal kui avatud talude päeval, vaid et teil on suvel on ikkagist, te olete avatud, et inimesed võivad tulla, et saavad siit otse tooteid osta. Kas teil on ka mingisuguseid edasisi plaane selles osas, et kuidas mitmekesistada oma siin tootmist, et ma näen ka siin seina peal on Rosenberry. Ja. Et mis lugu üldse sellega on, et mina olen väga suur fänn nende Rosenberry jäätistele, nad on täiesti suurepäraste maitsetega suurepärased jäätised, et te juba olete mitmekesistanud, et mis teie plaanid nagu veel edasiseks on? Rosenberry jäätised tulid meie ellu kuidagi ootamatult 2 aastat tagasi, et nende ideed tõi maale tegelikult üks Pärnu naisterahvas, kes siis koos oma partneriga olid neid seal paar aastat teinud hästi tublisti. Ja lihtsalt olid jäänud kimpu seal natukene sellega, et kuna see oli hooajaline tootmine ja hooajaline toode, siis talv läbi tuli renti maksta. Ja kui sa siis seal kevadel vaatasid, et mis sulle järgi jäi, siis peale rendi maksmist suurt ei midagi, et hästi palju töörõõmu. Aga et nemad on siis nagu selle toreda asja alustanud ja siis see jõudis kuidagi mingeid sinka-vinkalisi ideid pidi minu juurde, sest mul on oma tooraine, millega ma sain hästi palju jäätistesse panna. Ja just oli uus tootmishoone ehitus pooleli, nii et ruum, mis oli muidu mõeldud siin natukene teiseks otstarbeks, sai kiiresti ümber joonistatud, natukene täiustatud, natukene viidud tingimustega kooskõlla ja tekkiski kohe sihuke mõnus tootmisruum jäätiste tegemiseks ainult. Ja need on tõesti, kuna siis suvel on ikkagi nii, et see huvi või nende mahlade vastu vaikselt nagu kaob. Et tulevad uued joogid, tulevad limonaadid ja muud asjad siia suve teemasse, siis jäätis on see, millele me saame siis suvel pühenduda. Et me olemegi ka hetkel veel pigem ikkagi suveperioodil jäätise tootjad. Et ei ole jõudnud veel sinnamaani omadega, et aastaringselt saaks neid igalt poolt kätte. Et on jäänud ainult mõned üksikud kohad, kes siis meie jäätiseid talvel müüvad. Aga suvel Pärnu rand ja nii mõnedki teised väiksed talupoed ja toredad kohakesed pakuvad meie Rosenberry jäätist, mis siis on ka näide sellest, et ka päris asjadest saab edukalt jäätist teha, et tal on täiesti eristuv maitse. Ja me teeme hästi laialdast valikut, et oleks ka neile, kellel on laktoositalumatus, teeme siis taimsetest piimadest jäätist, teeme päris loomsest piimast jäätist. Ja teeme šokolaadikaid ja teeme mahlapulkasid. Et kuna meil sihuke mahlavalik on siin endal väga suur, siis on mahlapulkade tootmine imelihtne. Ja ikkagi selle mõttega, et ka tavalisse mahlapulka panna päris viljasid sisse, et sealt igast jäätisest tuleks ka mingi üllatusamba alla, et ei oleks lihtsalt jäätis. Et sihuke pakkuda teistmoodi elamust ja rõõmu, leidmisrõõmu sealt jäätise seest. Ja just. Aga kus te oma tooteid turustate? Milliste kanalite, kas teil on koostööpartneriks mõned suured kaubandusketid, poed, kui inimene tahab osta mahla, kuidas te neid kätte saab, et kuidas te sellega olete nagu üldse nagu tegelenud või kui raske see on olnud, ma võib-olla tahaks seda ka küsida, et kui meil tulevad ikkagist uued inimesed maale, alustavad tootmisega või ka juba nagu kes ütleme siis piimatootjad, mõne köögiviljatootjad tahavad väärindada ja siis hakata siis müüma, et alati on see küsimus, et kuidas, kuhu, et meil on täna võimalus läbi e-poe seda teha. Meil on palju laatasid ja muid üritusi, aga kas on piisav, et kuidas teie olete nagu selle teekonna läbi käinud ja kus te nagu täna selle turustuskanalite ka olete jõudnud? Eks me alustasime muidugi sellisest toredast kohast nagu Ott. Et otse tootjalt tarbijani, meie käisime siis Pärnu Otil täitsa mitu aastat kohe oma tooteid turustamas ja siis vaikselt sinna juurde vaatasime ka kõrvale talupoode, väiksemaid kohti, kus tegelikult ei ole mingit kurja lepingut. Et sa pead selleks kuupäevaks ja nii palju ja kui ei, et siis on hirmus trahv taga. Et katsusime siuksed enda jaoks nagu turvaliseid variante leida. Ja praegu üks meie siuksed kõige suuremaid ja toredamaid koostööpartnereid on Rimis paiknev talutoidab osakond, mis siis samamoodi saame tuua seda, mis meil parasjagu on olemas. Ja kui ei ole, siis ei ole. Et selles mõttes on hästi mugav ja paindlik just väikeettevõtjatele, kellel ei ole veel nagu, eks meie tarnekindlus sõltub ka hästi palju loodusest.
et näiteks ka sellel aastal on õunu väga vähe. Minu enda aiad on suhteliselt hõredad olnud, et õunu tuleb otsida kuskilt mujalt, tuleb osta kuskilt mujalt. Ja kui õunu üldse kuskil ei ole, siis ei saagi ka teha. Et sa sõltud väga loodusest või mingeid marju ei ole või mida iganes ei ole. Ja samas suurtel kettidel on ka see, et sa pead olema hästi kannatlik. Nende tingimused on päris siuksed karmid, samamoodi need tarnetingimused kõik. Samas nad ei ütle ka konkreetselt ette, et kui palju neil siis aasta jooksul sul see puhver peaks olema nende jaoks. Et võib-olla, et on 3 tonni, aga võib-olla, et on ka 30 tonni, et sa kunagi ei tea. Aga sul peab see olemas olema, et nendega on nagu siuke, ei ole julgenud nagu nii suuri riske võtta, et minna. Ja hetkel ongi, oleme jäänud väiksemate talupoodide peale, talu toidab kett, samamoodi on mõned hotellid, kes siis võtavad hommikusöögilauda või näiteks Pärnus Head on Spa, catering firmad, kes hästi usinasti tellivad tegelikult, Smart Food, kes siis pakub ühe toidukorrana meie mahlasid ja palju teisi siukseid väikseid nopipood Tallinnas ja siuksed täpselt need, kes tegelevad talutoiduga ja otsivad just seda teistsugust. Ja mõnes mõttes on ka see tore, et kui me siin vahepeal Selveris olime sees ja oled seal kõrvuti nende siis Aura ja Põltsamaaga, siis väga paljud inimesed, nad tegelikult ei saa täpselt aru, et mis vahe on mahlal värsketest viljadest ja mis vahe mahlal kontsentreeritud mahlast. Nende jaoks on seal ainult hinnavahe. Ja siis ongi, et sul on küll see ilus pakend seal, aga kui ühe hind on topelt kallim, siis ta ikkagi eelistab seda, hind on nagu ainus motivaator ostmiseks. Et selles mõttes meile ikkagi väga meeldib, et me oleme kuskil siukse riiuli peal, kus inimesed väga täpselt teavad, mida nad ostavad, miks nad ostavad ja mida nad saavad selle raha eest. Et see on midagi rohkem kui lihtsalt see tavaline mahl. Et just, ja sama on ka jäätistega, et samamoodi ei ole meil mõtet minna igasse väiksesse poodi, kus jällegi inimesed tegelikult ei tee nagu üldse vahet. Et mis on üks jäätis, mis on teine jäätis, vaid ainus vahe ongi see hinnavahe. Aga kas need on nagu piisavad kanalid täna või sa nagu näed, et tegelikult sul oleks vaja laiendada ja leida kliente juurde? Ja kui palju on nagu seda klienti, kes ongi, eile me käisime mesinike juures ja nende selline hea mõte oli, mis mulle õudselt endal meeldis, oligi, et igal inimesel peab olema oma mesinik, eks ju, et sa lähed, sa ostad selle mee, sa tead, kuidas see toodetakse seal selle konkreetse mesiniku käe all. Ja sul ongi see oma mesinik, et miks mitte, et kuna me tõesti ju ka mahla tarbime suhteliselt palju, olgem ausad, see linnastamine on ikkagist viinud nii kaugele, et see side selle mahla tootmisega, mida sa nii kaunilt ennem kirjeldasid, et küla peal oli üks mahlapress, millega kõik õunad ära pressiti, et tegelikult see reaalsus enam nii ei ole. Et me peame ikkagist need mahlad reeglina poest ostma. Ja võib-olla tõesti me ei ole veel täna jõudnud oma teadliku tarbimisega sinna maani, et me saaks aru, mis vahe siis on, eks ju, et peale selle, et hinnavahe. Et see tarbijate teadlikkus on väga oluline siin juures. Ma arvan, et see on ka siis see, et agroturismi taluna te saategi siin koha peal rääkida nendele tarbijatele, et mis vahe on, kuidas see tootmine toimub, et see on hästi oluline. No just, et see on ka see talupäevadel see teema, mida ma siin ringkäigu jooksul alati räägin, et ma selgitangi täpselt ära need mahlad, mis vahe on, miks on niimoodi, samamoodi ka jäätiste kohta, et ma näitan nagu reaalselt ära, et millest me siis neid jäätiseid teeme, et need on ikkagi päris koored, need on päris marjad, mis meil värskelt võtame ja teeme püreedeks ja siis teeme neist jäätised. Ja samamoodi koolitame ka neid kas või siukse väga lihtsa asjaga, et kui te poodi lähte jäätist ostma, ärge tehke palun külmkapi ust lahti ja hakake siis valima. Valige jäätis ära ja võtke siis ruttu, et jäätis ei taha seda sooja õhku ja võtab endale jääkirme ümber ja siis on ta ebameeldiv. Et ka kõiki siukseid väikseid asju, mille peale võib-olla tarbija lihtsalt ei tule. Et seda kõike edasi anda ja agroturism ongi see, et meil siin just paar päeva tagasi käiski 45 väikest koolijutsi, käisid samamoodi vaatamas, kuidas siis päris mahla tehakse, kuidas päris jäätis tehakse ja neil oli ka nagu hirmus põnev ja küsimused, mis nad esitasid, olid samamoodi siuksed minu jaoks nagu täitsa üllatavad kohe, et kust tuleb see või kust tuleb teine ja miks nii
et vähemalt lapsed nagu mõtlevad kaasa ja siis arvasid, et tegelikult oleks see super koht siin töötamiseks. Et nad kooli vahel kõik tulevad mulle siia jäätiseid tegema, et see tundus nagu unelmate töökoht neile. See on jah väga tänuväärne, kui tootjad tõesti juba nii-öelda maast madalast kasvatavad endale tarbijat ja selgitavad tõesti kogu seda protsessi, et kuidas toidu tootmine käib, et piim ei tule poest ja nii edasi, samamoodi ka nagu mahla osas, et siin mulle tundub küll, et see on avatud talude päev ja siis ka avatud toiduainetööstuse nädal on tegelikult üks selline formaat, kus saab osa võtta just nimelt selleks, et ettevõtja saaks oma lugu tarbijale rääkida, et selles mõttes väga positiivne, et te oskate seda väga kenasti ära kasutada. Just. Ja ma ei tea, siin millegi raames on veel ka, toimub tegelikult selline päev nagu maal elamise päev. Ma ei tea, kas see on ka läbi teie vist või? Meiega ikkagi seotud, jah. Et samamoodi, et minu üllatuseks hästi palju inimesi käis just sellel aastal ja nad ütlesid, et need kohad, kuhu nad ei jõudnud suvel avatud talude päevade jooksul, siia nad tulevad nüüd sügisel vaatama. Et samamoodi ikkagi see huvi on jätkuvalt suur ja ka kui nad vahest tulevad siia koha peale, et kuna me oleme nagu avatud, meil kehtib alati see reegel, et kui värav on lahti, siis oleme meie ka lahti. Et saab tulla koha peale ja siis ongi, et kui mul on natukenegi aega inimestega suhelda ja tegelda, siis ma vastan kõigile küsimustele, ma annan neile erinevaid asju proovida ja nad saavad valida siit koha pealt kohe endale mahlad. Sama on ka alati jäätistega, et koha pealt ostes on nad alati kõige värskemad, kõige paremini säilinud ja kõige suurem valik alati, et mitte kõik tooted ei jõua poodi, et nagu näete siin ka mahlade valik on vähemalt 25 erinevat sorti ja nad on väga mahukas pakend. Et iga pood peab ikkagi tegema valiku, et mis talle mahub riiuli peale ja mis ei mahu. Aga koha peal ja osasid tulebki täpselt võib-olla ainult 100 pakki, et on mingi väike lahe partii, mingid väga erilisi asju. Näiteks tavaliselt meil see õuna nurmenuku mahl on siuke, et palju sa seda nurmenukku ikka korjata jõuad, võib-olla 6 kilekotitäit. Ja nii palju, kui sellest siis mahla tuleb, vahest on mõnda asja ka ainult 50 liitrit tulnud. Aga see on kõik need pärlid, mida saab siin koha peal noppida. Aga sa rääkisid sellest maal elamise päevast, et see on ka hästi põnev üritus, mis avabki nagu kohalikud omavalitsused ja räägib seda lugu, et mis võimalused siis maal on, et teiega noored inimesed, eks ju, me teame, et maal on võimalusi oluliselt vähem kui linnas, kas või meelelahutuse poole pealt, noored lapsed, teismelised, kinod, kõik asjad on väga kaugel, et kas see on nagu olnud mõnikord see mõte, et ma tahaks sinna linna minna või oled sa jätnud endale see linnasideme ikkagist alles või kuidas sa seda tasakaalu leiad, et sa saaksid ikkagist maal elades, ka lapsi kasvatades, eks ju, me teame, et lastel on natuke teised ootused täna ja soovid, et kuidas sa seda nagu tasakaalu leiad, et nemad ka õnnelikud oleksid, et ma tean, et sinu silm särab siin tootmishoones, mis on tõesti nagu vapustav, et kuidas sa oma pere oled motiveerinud, et see kõik on nagu väga vajalik ja oluline ja me peame seda koos tegema, sest teil on ju ka pereettevõte, et teil selles mõttes abitööjõudu on vähe ja hooajaliselt. No me olemegi laste kooli valikul, me tegelikult lähtusime sellest, kus oleks neil võimalik võtta juurde kõik neile vajalikud huviringid. Et sellepärast me võtsime vastu otsuse, et me paneme nad kodust 36 kilomeetri kaugusele kooli, kus siis peale kooli on neil tegelikult kõik võimalused tegeleda laulmisega, pilliõpingutega, võrkpalli, korvpalliga, käia kunstikoolis, millega iganes. Ja selle siis üks tingimus on see, et hommikul viime me nad 36 kilomeetrit kohale ja õhtuti siis õnneks on, kuna kool asub teises maakonnas, on mõningad asjad natukene keerulised, eriti just siin valdadega neid asju ajades. Et aga maakonna sisene liin toob nad siis 6 kilomeetrit kodust järgmisesse Alevisse ehk Järvakanti ja siis sinna käime me neil vastas. Et see on siis see meiepoolne panustamine ja sama see tähendab ka seda, et kui mingil nädalavahetusel, kui bussid käivad harvemini, aga on vaja võtta osa mingitest kontserditest või on mingid esinemised või on sünnipäevad või mingid koosviibimised, et siis võib-olla on vaja võtta ette see 36 kilomeetrit sõit sinna ja tagasi, et laps saaks sellest kõigest osa võtta.
et selle me oleme nagu sisse kirjutanud enda pereellu ja nii see on. Ja kui on vaja, siis mõned käivad Tallinnas mingeid huviringe läbi viimas ja tulevad tagasi. Lihtsalt ajaplaan ja see tuleb hoolikalt läbi mõelda ja kokku sättida. Ja siis meie peame tegema väiksed korrektiivid oma tööelus, et võib-olla siis oled õhtul natukene kauem, aga et saad päeval vahepeal lipsti ära käia ja viia teha asjad, et selles mõttes on iseenda tööandja olla väga lihtne, et saad ise oma tööplaanid koostada ja ise tead, mis kell sa koju jõuad, kas 9, 10 või 11, et see on sinu enda valik. Peaasi, et töö saab tehtud ja perel on ka kõik asjad, kõik on rahul, et ütleme siis nii, et kõik on kõike saanud, mida vaja. Ja millal te puhkate? No me ikka pigistame siin mingi aja endale 3 nädalat või 2 nädalat, kui jäätis on juba lõppemas ja mahl ei ole veel alanud. Ehk tavaliselt see on siis seal kuskil augusti lõpp, septembri algus. Vahest tuleb natukene ka kooli algusest näpistada ja siis me oleme käinud koos perega ja niimoodi katsunud juhtme seinast välja tõmmata natukeseks. Mis on väga oluline? See on väga oluline, jah. Et ega meil siin siuksed rahulikud ajad ongi hetk seal enne, kui õunad valmis saavad ja teine on tegelikult jaanuar. Et siis on ka, et selle talve külmaga, et eks sa siis mõtled, kuhu sa saaksid minna, kuhu sa ei saa minna. Vahest on ka lihtsalt aitab kodus olemine ja mingi mõnusa raamatu lugemine, et mis ei ole seotud sellega, et kuidas lõigata puid või kuidas kasvatada seda teist ja kolmandat, et lihtsalt lugeda midagi, mida väga tahad lugeda. Aga kui me oleme rääkinud siin päris palju nagu sellisest tootmisest üldisemalt, et kui me jõuame sinna selle õunaaeda, et kas see on nagu, ma tean, et õuna kasvatamine küll võib tunduda lihtne, eks ju, samas me oleme siis, mul endalgi on kodus õunapuud, mis kindlasti vajavad palju rohkem hoolt ja armastust, kui ma suudan neil ajaliselt pakkuda. Et kas sa selle oled kõik ise õppinud või on sul siin mõni hea partner, kes siin õpetab või kuidas sa sellega oled ennast kurssi viinud või oled kasutanud seda tänapäevast moodsat viisi õppimiseks nagu YouTube? Et ma ise just hiljuti lugesin Business Harvard Reviews oli suur artikkel, kuidas siis üks naisterahvas küll Ameerika Ühendriikides õppis, kuidas siis saada põllumajandustootjaks läbi YouTube'i, et see oligi siuke nagu väga huvitav, et pani mind ennast ka mõtlema, et võib-olla peaks avama YouTube'i, et see on suur lai maailm, et kuidas kõike võib teha, eks ju. Et kuidas sul nagu see pool on? No YouTube on väga suur abimees igasugu muudele asjadele, et kuidas teha seda või kuidas teha teist, how to do. Ja sealt vastused tulevad, et YouTube'ist ma õppisin tegelikult, kuidas troopilistest viljadest mahla teha või kuidas neid üldse koorida. Et see oli küll abimees, aga kuidas puid lõigata, seda tuleks ikkagi inimeselt õppida. Et siuke huvi puude otsas ronida on mul tegelikult alati lapsepõlvest olnud. Et siuke puude otsas ronimine ja katkised püksitagumikud, et see on olnud minu ema suur väljakutse, et ma alla ei kukuks ja see riiete pidev paikamine. Et ma oleksin võinud juba varem nagu mõelda selle peale, et mulle meeldis seal puude otsas nii palju olla, et ma oleks võinud oma elukutse kuidagi sellega siduda. Aga jällegi vahest tuleb käia suur tee, et jõuda tagasi sinna, kust alustasid. Ja mina läksin Räpinasse, läksin õppima hoopiski maastikuehitust ja sinna juurde siis pakuti ka tegelikult oli see aianduse pool, oli kuidas neid istutada, kuidas neid hooldada, kuidas lõigata. Ja eriti tore oli see, et meil oli väga palju erinevaid õppejõude, kes õpetasid ühte seda sama asja, aga igal ühel oli oma erinev stiil ja viis, kuidas seda teha. Ja lisaks ma leidsin siin Vändrast Tõrvaaugust, oli vist Tõrvaagu jah, ühe meesterahva, härra Poomi, kes siis aitas samamoodi mul näidata, kuidas tema puid lõikab. Ja tegelikult niimoodi erinevatelt inimestelt õppides kujuneb lõpus välja su enda stiil. Ja siis sa ikkagi loed veel lisaks, et mida erinevad raamatud räägivad. Siin Krista Tiirma õunapuude lõikamise raamat on mind väga aidanud ja veel mingid Eestis kirjutatud raamatud, et oleme ausad, Eesti puud ja siin Ameerika puud, et need on natukene erinevad. Ja koolitused, et ma olen käinud kaasas lõikajatega, vaadanud, kuidas nad teevad ja palunud, et nad alati põhjendavad, miks nad seda teevad. Ja siis tuleb lihtsalt lõigata ja veel kord lõigata, kuni äkki sa hakkad nägema, et see oks tuleb võtta, see tuleb jätta, see tuleb siit lõigata, see tuleb sealt lõigata.
et see puu hakkab nagu, iga puu on erinev ja iga puu hakkab sinuga ise rääkima. Et lõika siit, lõika sealt, nüüd on parem, nüüd on halvem. Väga suur väljakutse on nende vanade puude lõikamine, sest vanasti on neid kõike sealt traktoriga alt hooldatud ja oksad on hästi kõrgelt ära lõigatud. Et vahest on probleem, et üldse sinna puu otsagi saada. Ja tihtipeale on nad aastaid olnud hooldamata, siis seal on üks suur pusa lihtsalt ja tegelikult on nagu siuke lõngakera mäng, et hakkad seda lahti arutama sealt. Ja kui seal lõpuks on see tulemus sul käes, et just on see nagu väga nauditav, et sa teed, see on siuke adrenaliini rohke töö, sest puu otsast võib suvalisel hetkel allagi kukkuda, kui see hoolikas ei ole. Ja traksidega seal toimetada on väga keerukas ja võid ka puud lõhkuda nendega. Et siis siuke paar puud päevas, paar suud puud päevas ja kui sa õhtul oled meeletult väsinud ja tunned, et sul on lihased, mille olemasolust sul aimugi polnud. Et see on nagu väga siuke rahuldust pakkuv väsimus ja siuke mõnutunne. Ja kui siis kevadel või paar aastat hiljem kannab see sama puu, mis enne andis pabulaid ainult suuri säravaid tumepunaseid õunu, siis see on nagu täielik töövõit. Ise näed seda kõike, mis siin toimub sinu talus, see on väga oluline. See on nagu kõige parem töö, kui see tulemus on kohe nähtav või siis natukese aja pärast, et aga visuaalselt on tulevus ka kohe näha. Mis on tegelikult väga selles mõttes oluline, sest see on see tooraine, millega sa toimetad. Et siin alguses just sa nagu rõhutasid ja rääkisid seda ja mis on ka tegelikult see väljast näha, eks ju, et see keskkonna hoid, see keskkonna loodusega koos kõlas, eks ju, see tootmine, et see on nagu hästi siuke põnev ja hästi oluline ja ma arvan, see on oluline ka tarbijatel teada, et meil täna on seda rohetemaatikat hästi palju, eks ju, meil kohati võime rääkida ka sellest, et meil on sellist rohepesu, et siin on nagu vägagi selgelt aru saada ja näha, et siin ikkagi toimetatakse koos selle loodusega ja ma julgen nagu väita seda, et tegelikult Eesti moodsad talud ongi üks osa loodusest, sest me siin metsade vahel toimetame. Me teame, kust poolt tuleb päike ja kust poolt ta läheb looja, mis see endaga kaasa toob, millised puud, millised põõsad meie ümber on. Ja see ongi hästi oluline ja see teadlikkus ka, et see, et sa oled ennast nagu niivõrd kurssi viinud selle kõigega, et see on hästi oluline. Et aga selle keskkonna teema osas, et mis see jätkusuutlikkus sinu jaoks üldse tähendab, et kas see tähendab seda, et sa oledki nagu investeerinud kõiksugusesse jätkusuutlikku tagavasse, siis mis iganes tehnoloogiasse siin tootmises. Kas see tähendab ka sinu jaoks seda, et sa pead kasvama, kas see on nagu üks siuke osa sellest, et tegelikult sa pead jooksvalt oma mahte suurendama, et majanduslikult ära elada, et või oled sa nagu leidnud selle tasakaalupunkti täna, et see on nagu see, mida ma täpselt nii pean tegema, et mul oleks hästi, sest ütleme nii, et kõik taandub ikka raha peale, eks ju, et kas see on piisav, et ära elada? Hetkel veel ei ole, et eks me näeme ikka siin kõvasti vaeva, et oma otsad kokku viia, aga ma isiklikult arvan, et natukene on süüdi selles kõiges siin hetkel ka need kriisid, see koroona, mis on siin paar aastat kimbutanud ja kõik asjad sassi ja segamini ajanud. Hetkel ka see sõjateema ja meeletu inflatsioon, mis selle kõigega on kaasa käinud, et ma ise nagu väga loodan, et kui see kõik mingistab, kuna meil just sai tootmishoone valmis siis, kui kõik need kriisid siin hakkasid pihta, siis ma väga loodan, et kui nüüd see olukord siin kuskilt otsastki stabiliseeruks ja hinnad jääksid pidama vähemalt kas või kuskilegi maale, et siis ei ole nagu väga keeruline neid otsi ilusti kokku viia ja leida, kus on see tasakaalupunkt. Et kui palju ma jaksan ja jõuan teha olemasolevate ressurssidega, kui palju ma peaksin midagi suurendama, kui palju ma saaksin ja kui palju ma tahaksin midagi suurendada. Et tihtipeale on ikkagi nii, et kui see asi kasvab natukene üle sinu võimete või üle sinu pea, siis hakkab kvaliteet lonkama. Ja see on see asi, milles ma ei tahaks nagu mingeid järeleandmisi või tagasiastumisi teha, üleastumisi. Et kuniks ma suudan tagada kõigile oma toodetele selle kvaliteedi, mis on minu äranägemise järgi parim, siis sinnamaani on seda kasvuruumi. Aga ikkagi pigem võib-olla siis vaheldusrikkamaid asju, võib-olla siis pigem tõstaks seda tootmisteenuse osakaalu,
et meil on sest täna on ju võimalik sinu juures ka lihtsalt pressida mahla. Sest meil ongi, kuna me ise toodame ainult värsketest viljadest, siis meie aktiivne tööperiood ongi oktoober, november, võib-olla ka pool septembrit. Ja ülejäänud aja tegelikult meil need suur uhke tootmisliin, ta seisab ja ootab kevadet. Et siis me olemegi talvel teinud hästi palju erinevaid töid ja tegemisi teistele marjatootjatele, kellel on asjad sügavkülmades. Glögijooajal teeme meeletutes kogustes glögisid igasugu erinevates formaatides ja erinevatele ettevõtetele vastavalt soovile. Et nüüd kevadeks paneme kokku endale karboniseerimisliini, me hakkame limonaade tegema. Et samamoodi juba praegu on väga suur küsimine, et millal saaks tulla sinu juurde tegema oma limonaadi ja millal tulevad sinu enda mahladest limonaadid ja laste šampused, mida ma siin olen lubanud alati, et tahan pakkuda toredat tervislikku pidupäevajooki laste sünnipäeva lauale. Et ka need kõik tulevad kevadel ja siis pakuvad nagu jällegi seda mitmekülgsust ja jätkusuutlikkust. Ja üks osa kindlasti jätkusuutlikkust on ka see, et ära kasutada ikkagi kogu tooraine nii põhjalikult, kui seda on vähegi võimalik. Et tegelikult mitte midagi järgi ei jääks, et peale pakendi, et see on nagu oleks kõige ideaalsem variant. Hetkel on nii, et kõik see, mis meil õuntemahla tegemisest järgi jääb, läheb kas loomatoiduks või siis läheb sõnniku hoidlasse peoks ja tuleb meile pärast kevadel lõunapuude alla tagasi. On käinud ka siin erinevaid variante, kes on tahtnud neid kuivatada, neist midagi teha. Ja üks siin kõige eksklusiivsem, mis mulle endale mõte väga meeldis oli, et ma andsin allkirja, et ma osalen ühes uuringus, kus siis kõrgsurve pressimeetodil hakatakse tegema neist taldrikuid, nuge ja kahvleid õunapressijääkidest, et need siis arvatavasti on söödaval kujul. Ja ma just tahtsin öelda, et pärast võid ära süüa. Just, et see kõlas nagu midagi, mis on väga-väga põnev võimalik ja see ringmajandus, mis sinna teema juurde käib. Sama asi on igasuguste ürtide ja muude asjadega, millest me glögi teeme. Et kui ma näen neid koguseid kaneelikoort ja kardemoni ja nelki, mis tegelikult on ju puukoor, ja mille mingid taimed on siis oma mingid kehaosad ohverdanud selleks, et meie saame talvel sihukest maitsvat ja teravamaitselist jooki, et neist on nagu meeletult kahju kasutada ja ära visata, et siis ma olen nad lausa pärast seda kuivatanud ja katsun neid siis ringmajanduse stiilis teha neist siuksed saunakotid, et sa saad minna neid leilivett rikastada samasuguse lõhnaga ja saad käia jõululõngulises saunas. Ja need on korduvkasutatavad, sest see maitsed annab, võib-olla ta joogil enam nii tugevat maitset ei anna, aga sauna lõhna annab ta kuid ja mul lihtsalt on nii kahju neid kõiki ära visata, et saaks veel kuidagi ära kasutada. Kuidas sa kõike seda jõuad? Kus sa selle aja võtad, et see on nagu täiesti muljet avaldav, just see mõte, et ma ei jäta midagi alles, et ma leian kõigile mingisuguse lisandväärtuse veel lisaks, kui talt on juba see esimene väärtus võetud. Et see on hästi põnev, ja just näha seda, et sa tegelikult ei tooda, eks ju, mahtu, vaid sa toodadki seda mitmekesisust. Et ma arvan, et see ongi hästi oluline, see ongi nagu see moodne talu, mida tegelikult Eestis nagu on hästi tore näha. Just nimelt, et minu meelest me oleme täna siin kuulnud täiesti suurepärase loo täiesti sellisest kestlikust tootmisest, kestlikust elustiilist. Väga inspireeriv lugu, kuidas inimesed on sattunud tagasi oma juurte juurde ja suutnud nagu nii palju ära teha, et see on lihtsalt nagu täiesti uskumatu. Ja kuna mina olen siin ministeeriumi esindajana, siis ma tegelikult võib-olla küsiksingi veel ühe küsimuse seoses erinevate toetusmeetmetega, et kui me tuleme algusesse selle jutuajamise alguse juurde, siis mainisite ka mitu korda, et tegelikult kirjutasite erinevaid projekte ja tahangi küsida siis ootusi riigile või et kas te julgustate inimesi minema maale just nimelt ka nagu neid toetusi ära kasutama, et kui suur abi sellest ikkagi on olnud, et on õnnestunud selline lugu ja selline ettevõte üles ehitada. Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tegelikult on nii, et ega ilma toetusteta on siin maal üldse raske midagi teha. Et juba see kaugus Tallinnast, see muudab sind absoluutselt kõigile investoriteks väga ebahuvitavaks, et ka meil, kui meil siin see tootmishoone ehitus toimus, siis kõige raskem oligi, et mul olid kõik asjad koos, välja arvatud see,
mul oli isegi juba toetus taga, et seda me tegime koostöös PRIA-ga selle hoone ehitust. Et sul on juba 45% ulatuses ehitusel toetus olemas ja sa ikka veel ei ole ühelegi pangale atraktiivne. Et nad kõik nagu ütlesidki, et jah, et sa küll ehitad selle hoone valmis, aga nii kui ta sul saab valmis, nii kukub tema väärtus selle kauguse tõttu siin maal umbes 80%. Ja nii ongi ja ta ei jää tegelikult siis nagu neil on alati see, et kui me nüüd kiirmüüki teeme, kas me saame oma raha tagasi ja ei saa. Et isegi kui sul on vaja lihtsalt seda võib-olla siis 50% või kas või 40% selle ehitamiseks siis raha laenata, siis see hoone valmis saades ei ole ta enam tagatisena väärt midagi. Ja kui sul ei ole kesklinnas, Tallinna kesklinnas korterit või kas või ühetoalist, nagu nad mulle ütlesid, siis ei olnudki nagu mingit varianti. Et see ongi ja jälle tuleb pöörduda riigi poole ehk siis Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole meie puhul. Ja nemad olid tegelikult huvitatud, et nad siis leidsid erinevad võimalused, mida veel tagatiseks panna ja andsid meile võimaluse selle valmis ehitada. Et ilma toetusteta tegelikult sa ei tee midagi ja sa ei ole ka pärast konkurentsivõimeline. Seda enam, et ka kõik need, kes toodavad seadmeid, on vaikselt juba hinda sisse kirjutanud need toetuste numbrid. Nii et seda oma rahade eest teha, ma ei kujuta ette, kas kellegil on nii palju korraga investeerida sisse. Aga nende toetusmeetmetega on see, et nad on hästi pika sabaga. Et sa pead olema kannatlik ja tihtipeale läheb võib-olla aasta, miinimum pool aastat, kui üldse nagu saad toimetada, sa pead väga palju ette mõtlema. Et see kõik on vaja väga palju ette mõelda. Et sa pead teadma, mida sa tahad 2 aasta pärast teha ja mida sul on vaja selleks. Et see on nagu teine asi, see planeerimine, ettenägelikkus, aga siis on kõik võimalik. Et kui sa tahad kohe nüüd ja praegu, siis pead mingid teised lahendused leidma. Et see on nagu jah, nende siis võib-olla väike miinus seal asja juures. Jah, vaadates seda riigi poolt, meie jaoks ongi väga tähtis, et kui riigi raha, avaliku raha kasutatakse, et siis oleksid kõik plaanid väga hästi läbi mõeldud, et selles mõttes on igati hea kuulda ja näha siin, kuidas kõik asjad on väga hästi läbi mõeldud ja toetusi kasutatakse sihipäraselt, et siin on nagu, teeb ainult meele rõõmsaks täna siin ringi vaadates. Just, aga mõnes mõttes on ka see, et 2 aastat ette näha, et sa ei oska näha globaalseid probleeme, igasugu muid muresid, mis võib tekkida, et seda on nagu väga raske enda Exceli tabelisse sisse kirjutada. Ja üks murekoht on ka see, et kui siis on see toetus kirjutatud 2 aastat tagasi ja see on nagu siis saadud ja see asi on ellu viidud, siis pärast nende tulemuste või nende hindamine, kui see on natukene, kuidas siis ma ütlen, ei ole võimalik seoses selle globaalse olukorraga, mida on raske ette näha või sinu poolt mõjutada, et siis ka see teine pool, kes on sulle tegelikult selle toetuse andnud, ka tema võiks selle oma Exceli tabelisse need X muutused sisse kirjutada, et siin on olnud olukordi, kus mingi väike, suhteliselt ebaoluline, aga sellel hetkel väga vajalik olnud toetus ütleb mulle, et sa lubasid mulle 2 aastat tagasi seda, kus need on. Et see mõlemal poolel võiks kajastuda need just meist kõigist mitte sõltuvad probleemid või need siis mõjutuvad tegurid, nagu on seda koroona, nagu on hetkel seda hüperinflatsioon ja sõda. Ja ma usun, et nii palju kui vähegi võimalik, siis riik on alati nagu püüab taotlejale nii-öelda soodsas suunas siis asju tõlgendada, et ma usun küll, et jah, sest tegelikult lõppkokkuvõttes on nagu hästi oluline, et meil on ka sellistes piirkondades nagu see siin täna on, eks ju, et see ei ole nagu võib-olla siin, ma ei tea, kui palju teil siin naabreid on, vähe. Aga et see ei ole ka nagu väga siis lähedal mõnele suurele maanteele, et kus ongi nagu keerulisem olla ettevõtja, et see on nagu oluline, et meil püsiksid need inimesed maal, kes tahavad maal tegutseda ja kes tahavad tegelikult luua sellist väärtust siia maapiirkonda, et ma arvangi, et tõesti, et need toetused on hästi olulised. Nüüd eks see ongi jah, tõesti, väljakutsed on väga suured, eriti selle toidu tootmise juures, eks ju, et kus sa sõltudki nii paljudest teistest teguritest. Aga ma näengi, et tegelikult siin on nagu kõik see läbi mõeldud, et siin ongi mitmekesistatud, siin on leitud see, kas ära enda silma, eks ju, et kindlasti ma kujutan ette Terje ka sul vahest, et
et tahaks jalad lihtsalt seina peale visata ja mitte midagi teha, et ma ei peaks muretsema selle pärast, et mul on kohustused, laenud, tootmised, kõik muud asjad, eks ju, et aga samas see on sinu enda oma, sa teed seda, mida sa armastad, sa teed täpselt seda nii, nagu sa tahad seda teha. Sa oskad väärtustada seda ja sa annad tegelikult seda tarkust ka edasi oma tarbijatele, et see on hästi oluline ja ma näengi, et meil ongi selliseid toredaid ettevõtlikke inimesi maale vaja ja mul on hästi hea meel, et need maal on. Aga me oleme jõudnud oma podcastiga juba lõpune. Me juba siin oleme vestelnud väga paljudel erinevatel põnevatel teemadel. Aitäh, Terje, et sa meid vastu võtsid. Aitäh, Kerli, et sa olid nõus osalema ja kaasa lööma ja niivõrd sisukaid küsimusi esitama, mis tegelikult kajastavadki täpselt neid probleemkohti, mis põllumajandustootjatel on ja üldse maaettevõtjatel. Aga millega ka see riik saab aidata, et see on hästi oluline. Et eks see tugi ja koostöö on väga tähtis. Ja aitäh kutsumast ja sellist võimalust pakkumast, et minu jaoks tõesti minu lemmikosa minu tööst ongi just nimelt kohtumine toidutootjatega. Just sellistest kohtumitest tulevadki kõige olulisemad sisendid meie töösse, et selles mõttes suur tänu. Ja aitäh, Terje, sulle ja jõudu. Igat pidi selles mõttes, et see, mida sa teed, on suurepärane. Aitäh, et väärtustate, tunnustate ja naudite. Ja nagu ma ütlesin, et me oleme alati avatud, kui väravad on avatud, kes tahab tulla koha peale vaatama, uurima. Ja suvel on meil suurepärane võimalus pakkuda jäätise kohvikus, tulemist, istumist maha meie suurde aeda, leidmast mingi toreda nurgataguse, kogu meie aed on avatud ja pakume erinevaid väga mõnusaid teistsuguseid jäätise tooteid. Ja kindlasti võib ju sinuga ühendust võtta ja ka kokku leppida, et kui on mõni suurem grupp või täpselt kool, lasteaed, kes tahaks tulla. Näitame, kuidas teeme, mida teeme, anname proovida, anname katsuda ja kes väga tahab, saab tulla ka ise tegema. Et ka siuksed väiksed töötubasid, et näidata, kuidas jäätist teha, et see pole üldse hirmus asi, iga mees saab kodus ka hakkama, ka neid me teeme. Suurepärane, aitäh teile!